üle pika pausina selline mäng oli rabe, nagu hooaja algus oleks olnud, et esimene poolaeg vastased võtsid 14 ründelauda vist, et teisel poolel saime natukene selle asja kontrolli alla, aga no rabe oli ja viskeid ei läinud aga lõppkokkuvõttes tegelikult poisid olid tublid, et me võitlesime lõpuni ja ma arvan, et andsime endast 100%, kui mitte rohkem, et lõpp on nagunii loterii, et lisaaeg, mis seal teha, et väsimus ja seekord kaotus, proovime järgmine kord paremini. Fännid on meil siin nagu ikka väga head, et kes on boss, rääge otsa, et selles suhtes pole veel ühtegi mängu sellist olnud, kus saal oleks nagu tühi või pooltühi või selline olnud, et alati on 75% saalist on alati täis, et see on väga äge atmosfäär. Isegi kui kaotusseisus oleme, siis fännid aitavad nii räigelt kaasa, et vastasmeeskonda see muserdab, kui fännid möörgavad seal taga ja meid see aitab väga kaasa. Et suur aitäh teile täna fännid. Tänane mäng oli üks korralik Ameerika mägi. Kahjuks see mäng ei alganud meie jaoks tõusuga, vaid me panime oma karavaniga mäest alla. Iga veerandaga oli siis hoopis oma näoga. Esimene olime püsti hädas, teine oli juba meie kontrolli all ja teine poolaeg oli enam-vähem sama pilt. Üleüldiselt oli siin mängus 3 tegurit, mis määrasid selle võidu. Me andsime vastastele ära 16 palli, mis on liiga palju. Me viskasime vabaviskeid mööda 15, mis on ka natuke liiga palju. Ja kõige olulisem, millega me andsime vastasele initsiatiivi kohe mängu alguses, olid kordusvisked. Vastane võttis 21 ründelauda. Meie siuke meeskond, kes täna vaabi puudumisel ka ei ole kõige pikem, peame nägema vaeva ja blokeerima oma mehi, et laud kätte saada. Kui me seda teeme, saame ilusti jooksma ja me tulime küll välja 20-punktilisest kaotusseisust, kuid ma arvan, et pool selle töö tegi ära see rahvas tribüüni peal. Et ilma nendeta me poleks siuksest august ennast välja kookinud, aga samas oli jälle positiivne, et inimesed tulid saal oli rahvas täis, kõik said nii-öelda mängu täie raha eest, nagu öeldakse. Püssi tasub õõsasse visata, tulge ikka saali, järgmine kodumäng on juba 27. jaanuar.